Vaat selline soeng näitab, kui mitmeharuline võib olla looming. Mina jälle siin õppejõuna tutvustan natukene teatri, luule ja siis üldse filminduse maailma siin 3. õppetunnina, aga filmindust me ei saa näidata, sellepärast ma nagu läbi luulekeele räägin sellest, et üks loll inimene ütles mulle, et kunst või kultuur peab olema selline, mis tõstab inimese teadvust, et kui sa vaatad mingi teose või tüki või filmi või muusika või tantsu või midagi ära, eks ju, siis see pärast peab olema selline ülendav tunne nagu headuse poole, armastuse poole, omakuse püüdmatuse poole. Aga see on minust fanaatilisus. Et üks asi on see, et elad loomingus ennast välja, eks ju, see on okei. Aga tuleb olla nagu silma hakata läbi selle ego ja sellise nagu ma rääkisin juba esimeses klipis, et läbi eripärasuse, et sa tahad eristuda, eks ju, ma kunagi ma olen nagu natuke muusik ka, eks ju, ma mäletan ka, et bändid esinevad ja siis üks bänd ka, kunagi, et kuidas veel nagu seda välist efekti saada, et muusika, mitte ainult muusikas, nad panid soki, only in socks, et panid üle need alasti, siis panid soki ühe asja otsa nagu, et nagu sokkidega olid, et kohe nagu läksid ajalukku muusikaga, et mis sellest muusikast, eks ju, vaja on efekti ka või millegiga nagu raputada ja samamoodi on filminduses, et vaatad filmi ära, väga hästi tehtud kõik, aga pärast, kas on õudusunenäod või mingi ainult kehalist kontseptsiooni minu suurendab, aga see on minu arust fanaatiline jutt, et kõik oma haige mõistuse asjad sa võid kunstiliselt väga huvitavalt välja elada. Ja see ongi nagu kunst või kultuur, eks ju. Et inimese need mõistuse haigused ja vägivald ja seksuaalsed perverssused ja see kehaline kontseptsioon, kõike nagu väga kunstilist ilusti välja elada, et see on nagu väga imeline ja seda meil on vaja. Et ja rahad taha ja nii edasi. Ja sellest ma teile demonstreerin ka on the spot, eks ju. Näiteks luuletus. Et meil aiaäärses tänavas, kui armas oli see eks ju. Seda ma olen kuulnud kõik. Sa pead kuidagi nagu näitama oma mõttelabürintide keerdkäike, haigusi, tõuse mõõnasi, kõike niimoodi, et umbes nagu see pungiluule oli, et elu tappis mind lasuga näkku, eks ju. Et see on ka luuletus, aga mina olen natuke kunstilisem ja natuke romantilisem, ma panen ka on the spot purpurpunase sisemaailma mõttekeerdkäikude hingealastus on tapnud minu püüdlused ihade armastuse kirgede kuningriiki. Isegi riimi pole vaja. Sina, kes sa tulid, ei, ära mine ära. Elu on toonud meile need lained ja mõtted, värvid ja emotsioonid ja tunnet riigis püüda sind kinni jälle aasal, kus aegkluubis hõljume. Jälle luulekogu väljas, kultuurikapitade rahad taga ja Eesti on jälle rikkam. Jätkame siit kunagi.